Sellel aastal on juhtunud olukord, kus põllumehed tahavad pritsisegusse teha väga palju asju kokku. Lihtsalt aeg sunnib peale. Et Jaanus, siin on pritsidega väga suured kogemused. Mis sa ütled, et kas see selliste tuumapommide tegemine ja suurte koguste kokkumiksimine on õigustatud ja mida üldse põllumehed selle juures tähele peaks panema? See kevad on ju olnud mõne koha pealt imepärane, et kõikidel taluperemeestel on ju näod naerul, et talivili talvitas ilusti, kõik on ilus ja roheline ja kahjusid on võimalikult vähe olnud või hästi vähe olnud, siis pritsimeestele on olnud terve see kevad ju tegelikult õuduste unenägu. Kõigepealt oli töö külmad, siis oli tuul, siis tuli vihm koos tuulega. Mis siis edasi tuli, siis olid suured temperatuurid, et tegelikult seda pritsimise aega on olnud hästi vähe. Ja mis on siis selle tulemus olnud, et siis need inimesed, kes pritsimeestele annavad segusid kätte, loodavad, et me panen sinna segusse siis nüüd kähku ruttu 6, 7, 8 erinevat komponenti ja loodame, et see läheb sealt pritsist läbi. Ja loomulikult see sealt pritsist ei taha läbi minna, arvestades veel eriti sellega, et ka täna on siin tuul ja tuulega pritsimine tähendab ju seda, et ma peaksin tegelikult suhteliselt madala survega pritsima seal 2-3 paari. Aga kui segu on väga paks sees, siis ta sealt läbi ei tule ja ma peaks hakkama jälle siis omakorda suure survega pritsima, ehk siis siin katsetatakse 5 ja 6 paariga, et peaasi, et segust uuesti lahti saaks. Ehk siis lõpuks on meil nokk lahti, saba kinni, et on hea segu, aga see segu pritsitakse nii suure survega, et lendab kõik minema. Et ega see segude tegemine on hästi keeruline ja seal peaks ikkagi väga hästi teadma, millega seguneb. Aga mis sa ütled, et mis järjekorras siis need panema peaks või on seal mingisugune nipp, et pause pidada midagi, et mis seda kaasa aitab, et natukenegi olukorda leevendada? Segude tegemisel kindlasti aitab kaasa see, et sa vaatad kõigepealt, et sul oleks õige vesi, et sul seal veekarjadus oleks paigas, et see vee temperatuur oleks paigas, et sa ei võtaks ikkagi sealt otse puurkaevust seda vett. Ja segamisjärjekord on nüüd tõesti selline, et tegelikult ikkagi soovitus sellisele tavalisele pritsimehele jätkuvalt, et ega pritsimees on see, kes seda tööd tegema peab hakkama, et ära katseta, kontrolli, räägi kellegiga, kes võiks teada, sest see katsetamine võib sulle väga kalliks maksma minna, et pärast seda pritsi pesta ja puhastada, seal sa raiskad mitte tunde, vaid vahel isegi päevi. Ma julgen siin sekundeerida sulle, et Jaaral on ka olemas selline äpp ja koduleht nagu tankmix.com, mida siis väga palju põllumehed ka teavad, et seal on võimalik ka kontrollida nende segude segatavust ja tõsi küll, ka seal näiteks, kui meil on võimalik ise koostada oma segu, ehk siis panna tooteid juurde lisada, siis näiteks selle äpi puhul üle 4 tootete lisada ei lase. Et selle sama toetuseks, et ei ole mõtet minna 6, 7, 8 asja kokku panema, sest teadupärast igal taimekaitsevahendil ei pruugi olla mitte üks toitaine, vaid seal on neid 2 ja 3, eks ole, ja siis see kombo tuleb tõesti väga suur. Aga see on hea võimalus seda kontrolli teha, et me siin näiteks just tegime hiljuti ka, mida väga palju põllumehed ei tea, oli küsimus just nimelt tombo segamises ja oli ka Amistari ja Prassiteril Proga. Kas nad lähevad kokku või mitte, me võtsime põllumehe veenormi, võtsime mõlemate tootenormid ja seal on selline nupp nagu request ehk siis palve ja saadad ja nad teevad sulle segu ja see vastus tuli vähem kui 24 tunniga. Et see tuli, ei saa olla tõesti nii, et ma olen 2 purki käes ja pritsi serva peal valama, et siis on hilja seda saata. Aga päev enne seda ära teha oli vastus käes. Et tõsi, mida me ka Priiduga enne arutasime siin, oli just see, et see näitab küll toodete füüsilist segatavust, ehk nad omavahel lähevad kokku ja kas nad paagist jooksevad läbi. See ei tähenda veel seda, et oleks ohutu taimele. Et seda peab ikkagi iga põllumees ise teadma, et kui ta läheb nii mõnigi segu, mis pärast ilusti pritsist läbi tuleb, võib ju põhjustada ikkagi kas siis päikse või millegi tõttu veel ka kõrvetusi ja seda see Tankmix äpp ei näita.